panema? Paneme jah, aga kuhu? Lähme sinna. Ei, lähme sinna. Igal juhul. Aga kuhu? Reisile Grand Canariale. Ah soo. Või läheks kuhugile laagrisse, Ameerikasse näiteks. Mina paneks jalgrattaga ajama. Jah, paneks Türki või Madagaskarile paadiga sõitma. Tahaks ujuma. Aga ööseks peaks kuhugi jääma. Läki kruiisile, Pranglile. Mis seal head on? Pranglil on hästi armas koolimaja ja seal käib kõva pranglimine. Mis see on? See on peast arvutamine läbi arvuti ja selle mõtles välja endine koolidirektor ja nüüd tehakse igal pool pranglimist. Ehk see on nüüd üks suur peast arvutamise võistlus. Mina ei taha kooli. Kool sai just läbi. Sinna me küll ei lähe. Aga 19. sajandi lõpus oli seal nii, et lapsed, kes tahtsid koolis käia, need käisid. Aga mingit sundimist ei olnud. Vabatahtlik oli. Vot see on hea koht. Sinna sõidamegi. Just, otsemaid. Ahoi! Oodake! Mul on väike õde. Ma pean teda valvama. Mul ka ja vend ka. Minul on neid palju ning lasteaiad pannakse suvel kinni. Aga võtame nad kaasa. Muidugi. Lähme mere äärde. Seal saab merepalli mängida ja lendavat taldrikut. Ja meil on mereaasta. Kõik lapsed merre! Suure mere pääle jää, igavesti sinna siiski jää. Kui kord saabub kevad, sulab jää taas veeks, kuid kes merevee küll soojemaks nüüd teeks. Kes see huvitav mere soojaks teeb, soodsad meretuuled toovad soojad veel. Meie superranda, kus nii kuumad liib, inimestel on kahtel püsikeedid siis. Kõik lapsed merre, kõik lapsed merre lähevad. Kõik võivad minna, ei võivad mõttes kõiva. Talvel kasvab suure mere pääle jää, igavesti sinna siiski jää. Kui kord saabub kevad, sulab jää taas vees, kuid kes merevee soojemaks nüüd teeks. kõik lapsed merre, kõik lapsed merre lähevad. Kõik võivad minna, ei või vaid need, kes külvivad. Kõik lapsed merre, kõik lapsed merre lähevad. Kõik võivad minna, ei või vaid need, kes külvivad.
mida me nüüd mängime? meie tahame ka mängu. Kas te mängite meiega? mida te mängida tahate? me tahame midagi hästi põnevat või hirmusilusat mängida. Mina tean. Mängime seda, et sina oled Miki ja teie olete hirmus merehiid ja teie olete noorkotkad. Mis mäng see selline on? Hirmus ilus mäng. Kohe näete. Nägite nüüd, mis hirmus torm tõusis ja see tähendab, et nii väikesed lapsed ei tohi väikese paadiga merele minna. Aga miks torm tõuseb? Merehiid kehastab oma naise peale, kui see ei luba teil jalgpalli vaadata ja siis ta hakkab jalgu trappima. Nii et mere all hakkab maa värisema ja meri hakkab kohisema ja mürisema. Ja siis tekivad hiigelsuured lained ja kogu meri hakkab möllama ja mõirgama. Aga siis tuleb juttu delfiinid appi kutsuda, mis meid ära päästavad. Ikkagi nii õudne on. Mina istun emale, et meil on siin tolm. Emme, meil on siin praegu suur tolm. Ema ütles, et ma kohe koju tuleks. Teda ei huvita, kas meil on siin tolm või ei ole. Minge kohe joostes,
koos. aga meie ootame nüüd kursi otsejoones Prangile ja mina hakkan kapteniks. Kes tuleb minu meeskonda? Mina hakkan madruseks, mina pootsmaniks, mina kokaks. Ja mina olen kapten. Ei, mina olen kapten. Mismoodi sina? Mina olen lapsest saadik unistanud saada kapteniks ja mul on uhke ankruga müts ka. Näed, selline. Ohoi, kui ilus. Aga mina tahtsin ka kapteniks ja veel enne sind ja kaptenid on rohkem kui üks. On küll, aga minul on müts. Teeme nii, et kõigepealt oled sina kapten, sest sina ütlesid esimesena. Ja siis olen mina. Hea mõte. Heiskame purjed, hiivame ankru ja minema siit. Ahoi, merele! No kui kaua me veel purjetame? Ei tea, kapten, kas sul üldse kompass on? Ei ole. Aga siis sa ju ei teagi, kus me oleme. Miks ei tea? Merel oleme. Aga mis on mere taga? Seal on kuldne värav, mis viib kadunud Atlantisesse ja seal kadunud linnas, mida keegi ei leia, mis on peidus merede sügavuses, on omakorda peidus võlulaegas ja selle sees on... Mina tean võlusõnad, mis võivad muuta maailma. Kas
mitte keegi ei tea, kus see kadunud linn asub. Ei tea. Ja see võlulaegas peab olema igavesti peidus, et ükski halb inimene seda kätte ei saaks. Aga head inimesed, kas nemad saavad? Võib küll olla, et saavad. Aga kes neid maailma asju täpselt teab? Ei tea jah, aga neid võlusõnu tahaks teada küll. Mina ka. Ja räägitakse nii, et sissepääs sinna linna võib asuda meres, selle koha peal, kus lendavad mustad linnud. Miks mustad? Sellepärast, et need on hukkunute hinged, kes valvavad Atlantise kuldset väravat. Võib küll olla. Minu vanaisa rääkis mulle mustadest murelindudest, kes lendavad kohale siis, kui on mure ja kui nad oma suured mustad tiivad laiali laotavad, siis kaob päike nende taha ära ja maailm muutub pimedaks ja siis on nii raske olla. Oi kui hirmus. Täitsa jube kohe. On jah. Õudne. Hei, meremehed, ärge nüüd kohkuge, sest rõõmusmeel on nagu lipp mastipul ja merel hoiab ainult julgelt torm ja marutuul. Vaadake kõik sinna, seal on ka palju linde, aga nemad on õnneks kõik ilusad ja valged. Vaadake selle saare kohal. Ma tean, see on Pandju saar ja sinna ei tohi minna, sest seal pesitsevad haruldased linnud nagu hõbekajakas ja kühnakluik. Aga naerukajakas enam ei pesitse. Sellest on küll kahju, aga nalja võime ise ka teha. Ja nüüd olen mina kapten, anna müts! Suus, kui oli lainte võimsas maas. Ikka laulis meie kapten uljas maas. Meremees, ära kohtu, kus meil on nagu linn, vasti muu. Meremees, jäi kõrnaks alles veel vaid nahk ja luu. Kuid ei laulnud talle ükski sõbra suu. Suus, kui oli lainte võimsas vaas. Ikka laulis meie kapten uljas maas.
leidis endale pruudi. leidis endale pruudi, leidis endale pruudi, leidis kunksmoori. Otse loomulikult, see me seilasime just Naissaarest mööda ja kas te teate, et seal naisi jalaga segada hullu moodi. Kõik kohad ongi ainult naisi täis ja sealt saab iga mees endale puudi. Ja tead, ja igal õigel meremehel peabki igas sadamas puut olema. Kindla peale ja kunagi võis Naissaarel ka palju naisi olla. Siis, kui seal veel palju inimesi elas, siis olid seal ka kool ja kirik. Aga sõjavägi on pidevalt sealt inimesed elamast ära ajanud. Väga vanalt saari ajal ehitati sinna rannakaitsepatareid. Neid on nüüdki veel näha. Me käisime seal klassiga ekskursioonil, sellepärast me teame ja tunneme kohalikke olusid. Ja enne teist maailmasõda elas Naissaarel oma 400 inimest. Nüüd elab seal talvel vist küll ainult Petka. Nii, vot siit saab toreda loo. Las ma mõtlen. Kusagil siinsamas meres asub Rikkuse saar ja Vaesuse saar. Rikkuse saarel seal elabki üks mees nimega Valentin. Ja kui sa leiad tee tema südamest, siis hakkavad kõik sind armastama ja sinagi hakkad kõiki armastama. Kas see Rikkuse saar võib olla Naissaar? Võib, aga keegi ei tea seda täpselt. Mitte keegi ei tea, millisele saarele on peidetud see suur varandus, mida nimetatakse õnneks ja armastuseks. Just sellepärast peavad kõik meremehed, kes pole oma saart veel üles leidnud, aga väga-väga tahavad üles leida. Need peavad muudkui purjetama ühelt merelt teisele ja teiselt kolmandale muudkui otsima ja otsima oma õnnesaart. Kus elab üks tüdruk, kellel on kaelast kullast hobuserõud ja juustes 3-leheline hõbedane ristikhein. Kaugel merel on purjetamas laev. Laev kannab rasket koorma, ei ole talvest vaev. Seal tüüri juures seisab noor priske merimees. Ta käega ratast keerab, tal kompas seisab ees. See suure uhke laevana, mis lugeb mitmemast igales üljatul kui mered jõuaks õnne järele. Kui aga vaikne on sinu rind, kui vaiu õhtu väkke nüüd, siis kallim mõtle saadilu linnale hingad päevad enam. Tuul puhub purjedesse, laev lendab edasi. See noormees vaatab üles, kui paistab selgesti ja tema mõtted käivad seal kaugel koduteel, kus jääb üks kena neiu tema järel leinama. See suure uhke laevana, mis lugeb mitmemast igales üljatul kui mered jõuaks õnne järele. Kui vana väike on sinu rind, kui vaiu õhtu väkke nüüd, siis kallim mõtle saadilu linnale hingad päevad enam. Kus jäänud isa ema ja tuttavad sõbrad kõik, kus haljad metsad muurud ja laululinde koor ja mitu tuhat lille on õitsmas osadel. Seal aedas lehkuv ilus oli ilus kõndida.
edasi, et saaksin sadamasse ja kallima linnale. Sumeukke laevasaalis tungeb mõtlemast ja alles uljab pilgu merele. Tuua selle järele, kui taga väike on ja kui maigu juhtub ette, siis kallim mõte saab minna hingata ette. Sumeukke laevasaalis tungeb mõtlemast ja alles uljab pilgu merele. Tuua selle järele, kui taga väike on ja kui maigu juhtub ette, siis kallim mõte saab minna hingata ette. Vaadake sinna, kas see võibki olla õnnesaar või rikkuse saar? Võib muidugi, aga sama hästi võib see olla ka vaesuse saar. mina tunnen seda saart, see on Krasuli. teda nimetatakse ka Roosaareks ja seal lähedal arvatakse, et peaaegu 1000 aastat tagasi toimus Raudvärava merelaev. mereröövlid võitleid seal maaröövlitega, kellel olid ratastega paadid ja neil oli palju maapähkleid, millega tulistada. Võimas, see siis ongi see tõeline Aarete saar. Ja just sinna ongi mereröövlid oma varanduse peitnud. Ma tean täpselt kuhu. Mereröövlite saare sees on peidus süürekubos ja seal on hunnikutes kulda ja rubiine ja kalliskive ja pärleid. Teises hunnikus on 500 eurosed ja seda valab Heet Kalmar, kes on kuri nagu kurat. Ja sinna saavad sisse ainult kuulsad mereröövlid nagu Silver 14 ja kapten Jack Sparrow. Seal uitab massiliselt ringi uppunud mereröövlite vaime ja seal merepõhjas on vana uppunud laev, kus nad kõik elavad. Tõsiselt või? Täiesti tõsiselt. Ja see seal on vaesuse saar. ma tean, sest seal on ainult üks puu. Üks puu jah, aga siis on see ju Kumbli ja räägitakse, et sinna on maetud Raudvärav lahingus. Hukka saanud viikingite peal Ulf Ragvaldsson. Oh sa, see on siis päris hirmus. Üksik saar ja seal ei käi kunagi mitte keegi. Ega vist, aga seal vaesuse saarel, seal võib iga päev vaadata vikerkaart ja õhtuti päikeseloojangut ning öösel siravaid tähti ning kuulata imelist vaikust või merekohinat. Seal võib tunda kurbust, igatsust sõprade järele, üksindust ja mahajäetust. Ja seal on lõke ja keegi mängib mandoliini. Siis ma mõtlen elu üle järele ja mulle tuleb meelde, et ma ei saanudki endale uut iPhone'i. Raamatud jäid ka raamatukokku tagasi viimata. Saari
sellest hirmsast mürglist. Mehed, korjake oma kondid kokku. Eluga, ruttu, kiirustage. Tuul on just õigelt poolt. Just hakkas lõbus. Pange kurss maha ja tõmmake purjed üles. Peame sellest Närukaelast raudpatsist ette jõudma ja kaubalaevad kinni püüdma. Kus need kaubalaevad siin on? Ei tea, Arabella teab. Pimedad olete või? Ja ajalugu pole õppinud. Siit lähevad juba iidsest ajast kaubateed Tallinna. Meie põrutame Aegnast põhja poole. Sinna, kus on vulligrunn ja silligrunn. Seal peidame ennast kaljude taha ja kui nad ankrusse jäävad, siis teadagi. Paneme käpa peale. Pealiku tütar, tee, mis tahab. Aga Arabella, mul on hirmus janu. Kurk kuivab koledasti ja Adalbert ütles, et trümmis on vesi otsas. Vesi otsas? Siis röövime laevu hiljem. Praegu võtame kursi Kerile. Seal oli vanasti kaev. Vaatame, kas see veel alles on. Säh, loe logiraamatust ise. Halleluuja, tee mind pootsmanniks. Tead, ära sega. Keril asus kaev, mille vesi oli soolaka maitsega. Seepärast hakati sinna 1902. aastal Majaka lähedale uut puurkaevu puurima. Puuriti ja puuriti, kui korraga satuti nii võimsale gaasijoale, et see purskas kive ja liiva puurtornist kõrgemale. Süütamisel aga lahvatas see põlema 8 meetri kõrguse sambana, mida ka Tallinna kodanikud imetleda võisid. Näita siia, sa ei oska nagunii lugeda. Tuletorn oli Soome lahe esimene tuletorn ja ta on nii oluline, et kuulub maailma 100 haruldasema tuletorni hulka. Ja 1906. aastal hakati selle gaasiga majakat valgustama ja nii sai Keri majakast esimene majakas maailmas, mis gaasiga töötas. Mis edasi sai? Edasi lendas kogu see kupatus õhku, sest 1912. aastal hakkas puurauk möiratas liiva ja kive välja purskama ja maa vappuma. Kas seal keegi elab või ei ela? Majaka vahete vahel. See saar on just meile paras. Rool, West, Süd, Ost, Nord. Üks vana mereröövel kunagi rääkis, et Peeter Esimene ise olla seal käinud. Majakas oli siis vana ja vilets ja hädasti oli uut vaja. Keegi ei suutnud välja mõelda, milline majakas seal olema peaks. Laua peal aga seisis karahvin, kust seest Peeter Esimene viina jõi ja ühel hetkel ta käratas, et just selline majakas peab siia saama, nagu see karahvin siin. Tark mees see Peeter Esimene. Kuulge, piraadid, kas teil kõht tühi ei ole? Muidugi on, Adalbert paks kohe. Kohvi ja kooki pealikule ja ruttu. Siin pole midagi süüa, puhad kivid ja liiv. Kui te just majakat ei taha nahka panna, siis jääb meil ainus võimalus kala püüda. Muidugi, läheme kalale, aga piraadid ei püüa kala. Ärme siis enam ole piraadid, hakkame hoopis kalameesteks ja viskame võrgud välja. Oi, seda kala me küll ei jõua veest välja tõmmata. On see alles hiigel suur. Muidugi suur. See on ju vaal, Viimsi vaal. Kust tema siia sai? Ookeanist ujus ja siis ta elas mõnusasti ja suples siin seni, kuni lõpuks ära suri. Torm ajas ta Allu saare randa, kust Rammu saare mehed ta leidsid ja 2 purjepaadi vahel Tallinna kalaturule vedasid. Seal hakkasid nad teda raha eest rahvale näitama. Pärast ostis Peterburi Teaduste Akadeemia vaala 850 rubla eest ära ja vaala luustik on seal siiamaani alles. See oli oma 10 meetri pikkune küürvaal ja ta kaalus üle 10 tonni. See kõik juhtus aastal 1851. Ole lahke, kui ei teaks, ega ikka ei usuks küll. Vaadake, kui palju rahvast on merel ja kõik püüavad kala.
nüüd saame küll kõhud kohe kõvasti kala täis süüa. Kõht sai täis, aitäh Prangli rahvale. Õhtu hakkab varsti kätte jõudma ja siis läheb päike looja. Mina olen juba päris väsinud. Mina ka. Läheme Aksi saarele päikeseloojangut vaatama. Kas näete, mida nemad seal teevad? Kus? Näita mulle ka. Mõnel löövad lainedele pea kokku. Peidame ennast ära ja vaatame salaja pealt. Ära karda, siin ei ela kedagi. Kunagi ehitati siin paate, aga enam mitte. Nii et siin ei ole siis kedagi? Ei ole, ainult sina ja mina. Me oleme siis üksikul saarel. Siin on nii ilus. Ma ei taha siit kunagi ära minna. Mina ka mitte. Teeme nii, et see on meie saar. Ainult meie, igavesti. Igavesti? Jah, igavesti. See ei ole võimalik. On küll. Kuula. Ma jutustan sulle ühe loo igatsuse lindudest. Kunagi ammusel ajal elasid üks poiss ja tüdruk, kes mitte kunagi ei kohtunud päeval, vaid alles siis, kui päike oli loojanud. Alles siis jooksis poiss randa, kus tüdruk teda juba ees ootas. Nad olid koos kogu öö nii õnnelikud, aga kui päike hakkas ennast märku andma, palus tüdruk, et poiss lahkuks ega vaataks mitte mingil juhul tagasi. Ta tegigi nagu palutud ja nii möödus pea kogu suvi. Aga igatsus tüdruku järele muutus aina suuremaks ja kui ta oli teda päevad läbi saarelt otsinud ja isegi mitte kaugelt näinud, siis läks tema igatsus ühel õhtul nii suureks, et ta otsustas enne päikeseloojangut randa minna, kuigi tüdruk oli selle kindlalt ära keelanud. Kuid rannas ei olnud hingelistki. Ainult vaiksel sinisel merel ujusid kaunid valged luiged. Poiss muudkui vaatas neid
ja igatsus muutus veelgi suuremaks. Päike aga vajus tasapisi madalamale ja kui ta oli muutunud punaseks nagu süda, kui kogu taevas tema ees lausa verevärvi lõõmas, nägi ta, kuidas üks luikedest randa ujus. Just siis, kui päike vaikselt merre vajus, nägi poiss suureks imestuseks, kuidas luik kauniks tütarlapseks muutus, kellel oli seljas imeilus valge kleit. Kui poiss nüüd peidust välja astus ja õnnelikuna tema juurde jooksis, ehmatas tüdruk väga ja tema meresinistest silmadest hakkasid voolama pisarad. Ta pööras ringi ja jooksis merre. Poiss nägi ainult, kuidas ta ruttu pimedusega õheks sai. Ta nägi just siis, kui kuu pilve tagant nähtaval ilmus, kuidas kõik luiged lendu tõusid ja minema lendasid. Ta jäi üksi kaldale ning tundis veel suuremat igatsust kui kõikidel nendel päevadel kokku, mille tüdrukut otsinud oli. Järgmisel õhtul ei olnud rannas ei tüdrukut ega luiki. Ainult veepiiril kuuvaldes säras ja sillerdas midagi. Need olid nagu pärlid, aga kui poiss neid puudutas, muutusid nad veeks. Ta tundis endalgi pisaraid mööda palgeid voolamas ja kui pisarad vette kukkusid, siis muutusid nemadki pärliteks. Möödusid päevad ja ööd, kuid igatsus ei kadunud kuhugi. Meeles olid meeletud ööd mererannas ja lootus tüdrukut jälle näha ei jätnud tema hinge rahule. Siis otsustas ta minna kaugele maale õppima ja temast sai meremees. Ta purjetas läbi maailmamered, kõik lõunamaa saared, kõik suured linnad ja kõik uhked sadamad.
pool kohtas poiss kauneid piigasid, kes nägusale noormehele silma heitsid. Seda küll, aga ükski neist ei olnud nii kaunis, nii särav ega nii graatsiline. Ta oli jätkunud silmi kellegi jaoks, vaid ta otsis kogu laiast maailmast oma igatsuste piigat. Igal päikseloojangul jäi teda ootama. Nii möödusid aastad ja poisist sai vana mees. Ühel päeval tuli ta väsinult kodusaarele tagasi, kuigi igatsus tema sees ei olnud kusagile kadunud. Ikka läks ta õhtuti mereranda ja mitte kunagi varem, kui päike oli loojunud. Ta istus ja mõtles oma mööda läinud elule merel ja sadama kõrtsides. Olen tasane mees, kes rännates kaaslasi näinud. Kodusadama kaid, kuid ka kaugemaid maid minu silmest läbi on käinud. Ning aastaid ma seilanud veel, kus rõõmsaks on muutunud meel. Võta maha siis hoog, kui on minuga koos, ning ma tean, mind ei unusta sa pead. Kuid hommikul lähed seal, kogu ööpidu käib, mure katvatu näib, all on uskus maakond mind teab. Ning aastaid ma seilanud veel, kus rõõmsaks on muutunud meel. Võta maha siis hoog, kui on minuga koos, ning ma tean, mind ei unusta sa pead. Ning aastaid ma seilanud veel, kus rõõmsaks on muutunud meel. Võta maha siis hoog, kui on minuga koos, ning ma tean, mind ei unusta sa pead. Nüüd armastas ta vaadata tähti ja kuud, mis peegeldusid veepinnal ja nii mõnigi kord ujusid eemal luiged. Siis tundis ta südames suurt valu ja ta soovis nii väga ka ise luigeks saada. Ühel eriti kaunil õhtul nägi ta, kuidas üks imeilus valge luik peegelsiledal veel tema poole liugles. Ja ühel hetkel paistis kuu nii valgelt ja tähed särasid nii eredalt ning siis nägi ta, et sellel luigel oli peas kullast kroon. Luik ujus vaikselt lähemale ja tähed särasid tema tiibadel. Mees tõusis ja astus merre. Samal hetkel otse tema ees muutus luik tema igatsuste tüdrukuks, kes oli ilus nagu unistus ja salapärane nagu öö. Otsemaid tundis ta, kuidas temagi muutus. Ta tundis endas jällegi jõudu, rõõmu ja õnne. Ta tundis ennast jälle sama noorena, kui siis, mil nad käsikäes mööda mereranda kõndisid. Ta võttis tüdrukul käest, vaatas tema meresinistesse silmadesse ja suudles teda kuumalt. Sel hetkel teadis ta, et ei pöördu enam iial kaldale tagasi. Ta tundis, et tema igatsus on andnud temalegi tiivad, et tema hing on taas armunud
ja noor ning tema truudus oleks otse kui tedagi krooninud. Nüüd võis temagi lennata ja olla igavesti koos oma kallimaga, kes polnud keegi muu kui luige printsess. Kas sellepärast tunnevadki kõik, kes vaatavad luiki lendamas, oma hinges sõnu seletamatut igatsust? Jah, sest luiged on igatsuse linnud ja nad on midagi lubamata teineteisele igavesti truud. Mereis alguses sai laes suurmes seal kai, just see paat mere jaoks valmis siis. Purjed kogumas tuult, kursil Gotlandi suund, pardal parajad mehed me viis. Kogu käik oli pikk, ühes meil meeste silt, oma nahases paadis läks reis. Tuulem maruse soos, lainest ürboodi poolt, aiman kallimad kutsumas neid. Ja nii sai käidud üle meesikse silmapiir. Tuule maruse soos, lainest ürboodi poolt, aiman kallimad viipamas meid. Aarast rats põhjatuult, trepis krootmasti tuult, sooviks kord olla püsival maal. Ja meil saabus sul hall, kodurat kaugemal, rõhus hinge, kui karjatas vaal. Proviandis sai põud, sundis mõistuse jõud, hoidma eemale närjased käed. Öödel tilkases soos, lainest ürboodi poolt, kuulen kallimad kutsuvad hääd. Ja nii sai käidud üle meesikse silmapiir. Tuule maruse soos, lainest ürboodi poolt, aiman kallimad viipamas meid. Minule tuleb ka alati nii suur igatsus peale, kui ma merele vaatan. Minule ka, aga me oleme ju rannarahvas ja nemad on sajandeid harjunud merele vaatama ja ootama ja igatsema neid, kes 7 maa ja mere taga. Ja need, kes on merel, igatsevad jälle koju. Kas pole nii? Oo jaa, ja kuidas veel? Seal nad on! Kodusadama tuled Lepnemes, kas pole kaunis? Ema, isa, vanaema! Küll nüüd sai alles seilatud,
ja elumerel lainetes seigeldud. Küll sai nähtud ja kuuldud igasuguseid lugusid maalt ja merelt. Meri ise jutustas neid meile, aga kodus on ka ülihea olla. On meredes üles, kus rahutud lained ja täis. Hall taevastast nukralt on üles, kuid laine siin kõrgele käib. Ja alati tagasi igatsen ma, ükskõik palju rändan või käin. Ma tean, et mind ootab siin karine rand, mu rahutud lained ja väin. Vaikides rannale lastud, päev kõrtjas ja puhkama poeg. Meil ununeb päevade raskus, su silmist ma õnne vaid loen. Ja alati tagasi igatsen ma, ükskõik palju rändan või käin. Ma tean, et mind ootab siin karine rand, mu rahutud lained ja väin. Mul igatsus asu ei anna ja unistus piinab mind veel. Mind kutsuvad tundmatud rannad ja kauguses siinavad veel. Ja alati tagasi igatsen ma, ükskõik palju rändan või käin. Ma tean, et mind ootab siin karine rand, mu rahutud lained ja väin. Küll on hea, et meil on nii ilus kodu. Oma kodu on alati kõige ilusam. Ja meil käib palju sõpru külas. Vaadake, täna on meil ka külalised kohal. Muidugi, sest Viimsi rahvas on ikka tantsida ja laulda armastanud. Kas te kujutate ette, et juba Kiiravi kolhoosi ajal oli siin 50 huviringi, kus käis 800 inimest? Ja siin oli ka esimene kultuuriosakond terves NSV Liidus. Uhke värk! Oligi. Ja meie valla rahvatantsurühm Vallaalused on ka sellel ajal loodud. Ja nemad tantsivad ikka veel. Vaatamata kõrgele vanusele. See teeb asja ainult paremaks. Ja meie armas Viimsi valss on ka sellest ajast pärit. Hiljem tegi Eevi Killing sellele tantsu. Kolhoos on ammugi kadunud, aga valss on jäänud. Paeseme Eestimaa ümber, saares kus kinni on saar. Mõni paik siiski saab olla ja ainult pooleldi saar. Kolmnevit kenasti randa, neljandast täpselt ei tea. Kaugele kandada teenised võiks, kes hakkab astuma. Viimsi, Viimsi veel Viimsi, iial siin jätta ei saa. Sest et siin on veel mured ja siin on veel rõõm, meil on siin ja maa. Ammu siin aru ei saagi, oled nüüd linnas või maal. See, kes teeb tööd, saab ka slaagi, kõigel on kindel kaal. Rahutud rahvast näeb Viimsi, tööaasta ringi on koos. Rassib siin kalur, et kosuks tal laps veel võimsamalt kui kolhoos. Viimsi, Viimsi veel Viimsi, iial siin jätta ei saa, sest
sest et siin on me mured ja siin on me rõõm, meie meri on siin ja maa. Viimsin, ja siin jätta ei saa, sest et siin on me mured ja siin on me rõõm, meie meri on siin ja maa. Sest siin on me mured ja siin on me rõõm, meie meri on siin ja maa. Näete nüüd, laulud ja tantsud on palju kõvemad kui riigid või riigikorrad. Nemad võivad ühel päeval kaduda, aga tantsud ja laulud mitte. kas nagu Atlantis, mis on vajunud merepõhja koos võlulaekaga, kus sees on võlusõnad ja keegi ei tea, mis sõnad need on? Jah, aga ega kõike ei saagi alati sõnadega välja öelda. Kui sa vaatad tantsu või merd, siis sa ju tunned midagi nii ilusat ja võimsat oma südames, et seda polegi võimalik sõnadega seletada. seal laekas on siis ära võlutud sõnad, mida ei saagi välja öelda. Äkki ongi. Aga inimesed tunnevad ikkagi suurt soovi need sõnad üles leida. Eriti veel siis, kui sa oled noor. see on nagu ürgne kutse. Aga täpselt. Kui kool on läbi ja suvi kätte jõudnud, siis ei peata teid enam miski. Tahaks ise ka. Paneksid kuskile minema. Kuhu? Pranglile, kruiisile.